Tänane evangeelium on Markuse 9. peatükk 38 kuni 48 salm ja isegi siit natuke võiks edasi lugeda. See on hästi sisukas, hästi mitmekülgne ja võiks ütelda niisugune, siin on ka mitu niisugust pähklit sees, mida kui öeldakse, et oleks nagu rasked kirjakohad, et siis tuleks käsitleda, siis need on ka siin sellesse peidetud, aga asi ise on väga lihtne. Ma hakkan natukene varem peale sellest, mis me eelmine pühapäeval lugesime. Ja nad tulid Kapernauma ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite. Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel arutanud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab vastu minu, mitte minu, vaid minu läkitaja. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime ühte meest sinu nimel kurja vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Ja kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast, et te olete Kristuse omad, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiud ära, sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse kustumatusse tulla, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiud ära, sul on parem minna jalutuna ellu, kui 2 jalaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisuda välja, sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate teda, olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Aamen. See 9. peatükk Markuse evangeeliumis, see on juba see olukord, kus Jeesus hakkab liikuma oma õpilastega Jeruusalemma poole. Ja ta hakkab korduvalt ütlema, et inimese poeg peab surema, kannatama, surema ja teda äratatakse üles. See sõnum ei jõua eriti hästi õpilasteni. Aga õpilased tegelevad sellel teekonnal hoopis millegi muuga. Ja see on tavapärane, et nad isegi, kui sa räägid, ikka nad tegelevad millegi muuga. Et see on meile koolis, kes me oleme väga tuttavad, ma ei hakka neid asju isegi nimetama, et mis ahvatlused kõik on. Aga siin nad tegelevad näiteks teemaga, mida me möödunud pühapäeval käsitlesime, et kes meist on suurem, kes on tähtsam. No, ütleme, ka kiriku ajalus on kujunud nii välja, et ühed on siis niisugused piiskopliku juhtimisega kirikud, kus kõige üleval on piiskop ja siis allapoole tuleb järjest piiskop, preester, diakon ja siis on lihtliige. Ja kõigil on selge, et kõige tähtsam on piiskop. Isegi vaimulik tal ei ole isegi nagu iseseisvat Jumala sõna seletamise õigust. Et lõplik õigus sellistes seletuslikes küsimustes on piiskopil.
Ja siis on teistsugused kogudused, nagu meie oleme, me nimetame ennast baptisti koguduseks, aga üldnimetuseks ka vabakogudusteks. Et kus iga vend ja õde on väga tähtis, nagu täna ka kuulsime. Kõigil on oma koht, kõigil on oma anded. Aga kes siin on kõige tähtsam? No, õpetaja on, nagu Jeesus oli oma jüngrite hulgast, selge tema on kõige tähtsam. Aga omavahel. Ikkagi nagu on teatud niisugune hierarhia, nii nagu igas organisatsioonis, igas töökollektiivis tekib oma hierarhia, kellel on rohkem autoriteeti, kellel vähem. Ma ei tea, kuidas on naistel see, aga meestel on suhteliselt lihtne hierarhia läheb paika. Et kõigepealt on, kes on suured ja tugevad, pikad, nendel on nii, siis loeb alati, vanus loeb ja tarkus. Kui need kolm langevad kogemata kokku, siis on selge, kes on selles meeste kollektiivis, on kõige kõvem mees. Nüüd sageli kokku ei lange, võib niimoodi olla, et on kõige vanem, aga näiteks enam jõudu ei ole, mis on ka loomulik. Aga siis tal on tarkust. Ja kaks asja langevad kokku, tarkus ja vanadus. Teda austatakse, ta on nagu see, kelle sõna kuuldakse. Ja te võite varieerida neid momente. Et võib juhtuda ka niimoodi, et on väga lühike, kõhna ja igerik, aga on vana ja tark. Ja ikka on autoriteet. See asi mulle tundub, vähemalt nii on, õdede hulgas on keerulisem. Et seal on nagu teisi hingelisi näitajaid on juures. Aga nii me tegeleme ja vahest ka kogudusest, kes on tähtsam jutlustaja, kes on tähtsam laulja, solist, koor või mis iial. See on nii ootamatu või kellel on tugevamad prohveti kuulutused või kes saab kuidagi teravamat Jumala sõnast selgust, et tema on see tubli. Aga Jeesus tõi nagu lapse, eelmine kord me rääkisime, lapsed eeskujuks, et kui te ei saa nii selliseks nagu nemad. Aga nüüd see teema vaevalt saab lõppenud, kui tuleb tänane teema, mis on samuti väga meid kõik erutab, et aga vaata, kui palju on siin maailmas uskusi. Ja milline neist on siis õige, et kui nemad ka minu nimel siin toimetavad siin maailmas, teevad head ja ajavad kurja vaime välja ja täpselt see olukord, mida õpilased Jeesuse oma õpilased ka arutavad. Juba, me pole saanud veel tegutsema alustadagi, juba Jeesus sinu nimel juba aetakse siin asju, tehakse järgi midagi äkki. Et see, mis meie ümber on ka kaasaegses maailmas, võib olla väga erinev meie sellest elust, et see ka nii ehmatavalt erinev. Et täna hommikul olin 10 minutit ennem valmis, kui buss hakkab välja minema ja korra klõpsusin televisioonikanali, vaatasin, mis Kreeka televisioonis tuleb. Et kuna kõik need maad on mul nagu nähtavad, siis Kreeka on Kreeka ortodoksi teenistus just hommikul. Ja seal on grupp mehi ikonostaasi ees ja nad jauravad niisuguse häälega nagu, midagi aru ei saa, ainuke sõna, mida nad saad aru, et Jeesus. Nii. Ja sa mõtlen, et see on, nad on ka Jumala lapsed, nad on kõige vanem on Süüria kirik ja sealt tuleks otsida, mis on säilitanud neid algseid positsioone Jumala teenimises. Ja apostelide raamatust muidugi tuleks sealt otsida neid juuri kõige vanema osas ja eeskujusi, nagu me teemegi. Aga õiguse kirika kahtlematult on üks nendest. Nemad ka ajavad kurja vaime välja. Nemad ka kulutavad Jeesuse nimel. See on nelipühilased ja adventistid ja luterlased ja
Ja siis eelmisel nädalal me kõik vaatasime, kuidas maailma kõige vägevam maa võttis vastu Rooma paavsti. Mis paneb nii vastu võtma, et samal päeval, kui Obama võttis Rooma paavsti vastu, õhtupoole juba saabus Hiina peaminister. Ja need vastuvõtud olid samal tasemel, kui mitte, et ütelda see esimene veel, selle ajalooline paavsti vastuvõtt, seda polnudki ennem niimoodi olnud. See tekitas ka Ameerika Ühendriikides usklike hulgas väga vastakaid tundeid. Osa ütles, et see ongi nüüd see antikristus ja oorkirik ja läksid väga nagu ägedaks ja tigedaks ja ütles, et see ongi, siit hakkabki maailma lõpp kohe peale. Ja teised ütlesid, ma kuulasin oma kõrvaga, uskumatu, et kuna see uus paavst on liberaalsem ja ta on nagu leebemalt suhtunud ja siis nimetati asju, mida ma ei tahaks siit kanslist nimetadagi, et siis on see suur kirik omale ka loonud tuleviku 21. sajandisse. Nagu sõltuks ühe või teise koguduse tulevik sellest, mida maailm arvab Jumala riigist. Üsna kerge on sattuda ka siin kanslil täna arutama seda, et kes on ikka õige nüüd ja mis siis on. Aga Jeesus ütleb siin ju väga selgelt. Ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Ja kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast, et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. 39 salm, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. See on nagu meile tuttav. Las nad teevad. See on Jumala plaane, meie kõik ei näe, me ei tunne. Aga kui Jumal lubab seda, siis nad tegutsevad ja neil on oma mõju ja meie ei oska öelda, kellega meie kord igavikus seal talle pulmas ühes lauas istume. Et ma olen väga nagu teatud mõttes vahest nagu ärevil, et kui ma isegi reede õhtul ütlesin ühel vennale, ta kutsus mind kuskile Jumala teenistuse ja ütles, et mehe sinna ei tule, kõik. Pärast ma mõtlesin, et nojah, ei tule, muidugi ei tule. Mul on oma põhjused, miks ma ei tule. Aga kui ei olnud nii, et need inimesed on seal igavikus meie koos ja me oleme ühes lauas, kas siis marsime välja ja ütleme, et mina osa ei võta, sellepärast, et mul on niisugused arvamused kogu selle asja suhtes. Ei olegi välja marssid, vaid tulevad teenrid ja sõna ütleb, et viiakse ja pannakse kuskil teise kohta. See Jumala kartus meie südames, see on, olgu seda meil rohkesti. Sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Ja nüüd see, mis on siin imeline, ma ei märganud seda nädal aega loen seda sõna ja ei märka, aga 41. salm. Ja kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast, et olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Teile. Teie arutlete siin, kes on suurem, kes on targem, kes on Jumalale meelepärasem. Ja siis on üks olukord, kus see keegi tuleb teie juurde ja ulatab teile karikatäie vett just siis, kui te olite janus. Ja annab teile leiba just siis, kui te olite näljas. Ja tulite teid vaatama just siis, kui te olite vangis või olite võõrsil. Võttis teid vastu. Aga siis me oleme ju rõõmsad, kui meile tehakse seda. Siis me ei küsi enam, et kas ta oli õigeustlik või oli ta luterlane või, vaid
meid teeniti nagu Kristust. Ja kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Aga nüüd tuleb üks uskumatu lugu, mida Jeesus räägib siin. Ta ei lõpeta sellega, vaid ütleb siia, kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse usku eest, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, rajuda ära, sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse kustumatuse tulla. Ja siis ta ütleb seda veel jala kohta ja silma kohta. Veskikivi kaelas. Jumala kohtutes on ka kuskil piirid, mida me alati ei tea. Aga Jeesus ütleb sulle otse välja, et kui keegi tuleb ja eksitab, ka tema võib olla usuliselt motiveeritud või ta võib olla ka ilmalikult motiveeritud. Et see, mida õde Agnes rääkis siin, seal on niisugune huvitav taust, mida siin, ma usun, vend Aldo Punk paremini oskaks kirjeldada, aga kogu kiriku ajalugu, me võtame 2000 aastat ja kui Rooma riik varises oma struktuuridega ja eriti Lääne-Rooma riigis kirik võttis paljud riigi funktsioonid üle, need samad kogukonna funktsioonid. Et see kogudus, kohapealne kogudus, mida me tunneme ka kihelkonna all ja kihelkonna kogudus, see oligi kogu ühiskondlik organisatsioon, mis segastel aegadel säilis. Ja paljud niisugused asjad nagu arstiabi, tulevad samariitlased, igasugused, kõik see organiseeritud arstiabi vormid, see hakkas muidugi varem isegi juba Rooma riigi ajal. Kristlaste käes oli see nagu suured kristlikud kogudused tegelisid sotsiaalse heategevuse, kogu kogukonda teenisid. Siis aeg läks edasi, tuletõrje. Mõelge alati selle peale, kui te punast autot näete, et see on kristlik, organiseeritud kristliku tegevuse üks ilminguid. Tuletõrje. Kristlikus Euroopas ka nendel tuletõrjedepoodel tavaliselt on veel vastavad pühakute nimed, mis on seotud kuidagi tulega. Ja siis on haridus. Haridus on 13. sajandini põhiliselt ikkagi kirikute käes ja kloostrikoolid ja kus jagatakse tasuta haridust üldse igasugust. Ja siis tulevad ülikoolid, kus hakatakse raha võtma. Ja igasugused erakoolid ja muud ettevõtted ja 19. sajandil valgustatud riigid sätivad selle asja kõik ümber, ütleb, et see ei ole üldse kiriku asi, sest kirik ajab inimesed hulluks ja rumalaks teeb. Ja sellepärast see on ainult riigi asi. Haridus riigi asi, vaeste hooldus olgu riigi asi, sotsiaalhooldus, kõik valdkonnad riigi asi. Ja näete, me täna kuulsime, kuidas õde siiralt sellest rääkis, see ei ole mingi uudis, kes kiriku ajalugu õpib ju, et riik jääb vanaks, lapsi ei ole viitsitud enam teha, kõik see on niimoodi, nagu ta on, tahaks ju hästi elada lihtsalt, reisida, tunda ilusti, ilu kogu seda. Ja ühel päeval on vana Euroopa, kus ei ole enam töötegijaid. Ja kuidas siis, et kogu sellest loengust ma ühest asjast ei saanud aru, et kuidas need vanad inimesed kogukonnaga paremini toimivad, kui ütleme, noortega ja lastega seotud ühiskonnad. Et need ühiskonnad muidugi on nagu tugevad, kus on lapsi, need samad süürlased, tuneeslased, kus nad iial liiguvad, tulevad, lähevad, nendel jätkub lapsi. Neil on tulevik sõna otseses mõttes. Meie tulevik on põhiliselt, me läheme Jeruusalemma poole
meil on taevas igal juhul on tulevik. Aga maa peal ma ei oska niimoodi ütelda, kuidas need asjad lähevad, kellele kuulub üks või teine olukord. Aga me olime selle kirjakoha juures, et kui keegi eksitab, siis oleks olnud tal parem, kui oleks tal veskikivi kaelas olnud. Me vahest unustame ära, et terve maailm on eksitatud. Ja saatan on siin ikkagi viimased paar sajandit päris hoolega tööd teinud, et eksitada inimesi ja veel rohkem eksitada. Ja veel suuremaid rumalusi ka välja mõelda. Ja inimesed, ja me ise ka vahest tõesti võtame nagu kohe asjast kinni, et no ongi tore. Ja niimoodi ongi. Aga need asjad kõik tulevad nagu üks suur veskikivi kuidagi meie peale, hakkavad meid rõhuma ja viivad meid ära. Mis siis on see, tegelikult kogu selle sõna kohta võiks veel palju rääkida, aga see lõpp on siin võimas. Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Jüngrid, kes kohe hakkavad Jeesusega minema Jeruusalemma poole. Jüngrid arutavad, kes on suurem, mis nendest teistest saab, aga unustavad ära selle, mida õpetaja oli mäejutluses ütlenud, et kui sa näed pindu teise silmas, siis see oma silmas äkki on palk, seda ei näegi. Ja äkki on nii suur palk, et tuleb kohe silma ära opereerida või käsi ära võtta. Sest me oleme nii lahjaks juba läinud. Me oleme nii ükskõikseks ja meid niivõrd ahvatab kogu see ilus maailm. Ja unustame ära, kuhu poole me oleme teel. Õed, vennad, meie kodumaa on taevane Jeruusalemm. Ja see on ka paik, seal on tee peal üks koht, kus ka meie lahkume siit ilmast. Ja see ei saa kerge olema. Seal ei lõigata ära mitte meie silmad, mitte jalad, mitte käed, vaid kogu see ihu läheb kõdunema. Ja ainuke, mis jääb, on see hing, kas ta kuulub issandale või ei kuulu. Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Aamen.